Nii, tere õhtust! Täna räägime teemal, kuidas võis Kristus välja näha. Ja alustaksime tõdemusest, et Uus Testament ei ütle Jeesuse välimuse kohta mitte sõnakestki. Kui kõrvale jätta ilmutuse raamatus nägemustes nähtud kujundlikud kirjeldused, siis on meil informatsiooni vaid Jeesuse tegudest ja kord ka tema palge hiilgamisest. Ta pales äras otse kui päike, Mattuse 17.2. Aga missugune see pale oli, seda evangelistid ei ütle. Ning fotoaparaate ja mobiilikaameraid veel ei tuntud. Ühesõnaga 1. sajandist Jeesuse füsiognoomia kohta meil andmeid ei ole. Kristlased usuvad, et Jeesus Kristus on Jumal, kes on võtnud inimese kuju. Seega usutakse tal olevat nii inimlik kui jumalik loovus. Ning sellest uskumusest ajendatuna tõstatus ka küsimus, et kuidas taoline jumali inimene võis välja näha ja kas tema joonistamine on üldse võimalik. Origenesel oli muidugi õigus, kui ta seletas, et Kristuse jumalikkus ei paistnud välja tema välimusest, vaid pigem tema olemisviisist ja tegudest, De Principis 1.2.8. Aga ikkagi, inimestel oli selline vastapandumatu, ent samas mõistetav soov teada saada, et milline võis olla Jeesuse Kristuse Jumala inimese näoilme. Meest tuntakse tema näost, ütleb Siiraki tarkuse raamat. Kuidas siis pildid Kristusest tekkisid ja oma kindla kuju võtsid? 20. sajandi Prantsuse filosoof Jean Baudrillard tähistas kujutisi sellest, mida ei oldud nähtud või mille väljanägemine oli ära unustatud, sõnaga simulacra, ladinakeelsest sõnast simulacrum. Pildid Kristusest ilmselt simulacra kategooriasse kuuluvadki. Asi on selles, et aja jooksul kujunes välja niisugune Kristuse tüüppilt. Ja me tunneme selle tüüppildi abil Kristuse alati ära, kuigi me ei ole teda näinud ja keegi meist ei saa tema välimust mäletada. Seega, kuigi meil ei ole mingit ligipääsu 1. sajandil elanud mehe füsiognomiale, see tähendab, meil ei ole ettekujutust ajaloolise Kristuse autentsest väljanägemisest. Saame üht-teist siiski avastada tema simulacra põnevast kujunemisprotsessist. Aga ikkagi, mis te arvate, mida võisid Jeesuse kaasaegsed näha, kui nad talle otsa vaatasid? BBC arvab, et midagi niisugust. Võimalik, niisugune Lähis-Ida tüüpi mees. Liikumine Black Lives Matter, üks juhtidest Sean King tweetis, et Kristust on liiga kaua kulutatud valge eurooplasena ja ta kommenteeris. Kui Jeesuse perekonnal oli vaja rahva hulka haihtuda, enda sarnaste inimeste hulka ära kaduda, siis nad läksid Egiptusesse ja mitte Taani. Nii et Jeesus või Palestiina juut. Veebis leidub ka üks kummaline blogi pealkirjaga 14 imelist pilti Kristusest, mis toob ära fotod kõikvõimalike nägemustes nähtud Jeesustest, kuigi ma ei tea, kuidas neid on pildistada õnnestunud. Aga mida näeme, on kaunis traditsionaalsed ja kultuuriliselt spetsiifilised pildid, sest eks ole ju nii, et nägemuses nähtakse ikkagi seda, millega parasjagu tuttavad ollakse. Ehtne Kristuse simulacra. Niisiis veel kord, aja jooksul on tõepoolest kujunenud tüüp-image Kristusest, mida me ilma suurema vaevata ära tunneme, isegi moodsa kunsti fantaasiaküllases kujutises. Ja siin on pildina näidetena 2 20. sajandi maali, Haidar Paavo ja George Rouault. Vaatame neid pilte või maale ja võime kohe öelda, just nagu kuningas Nebukadnetsar 4. mehe kohta tulises asjus, ta on välimuselt Jumala poja sarnane, Danieli 3.25. Niisiis, maailm on täis erinevaid pilte Kristusest, nii kaunist kunsti kui kahtlaseid jäljendeid. Ja vähemalt mind huvitab küll, et miks me seostame teatud näopilte Kristusega. Vähemalt lapsepõlves oleme kõik näinud Kristuse pilte, mis on sügavalt sööbinud meie mällu. Ja mõelge palun korraks selle peale, kuidas te Jeesust ette kujutate. Kõigil on mingisugune mentaalne pilt Kristusest ja see fakt juba iseenesest on tähelepanuväärne.
vahest ehk keegi ei ütle, et ma ei oska teda üldse ette kujutada. Vastupidi, tema simulakra on kindlalt meie ettekujutuses. Mina kasvasin üles Tallinna Oleviste kirikus altarimaaliga, mille oli maalinud saksa kunstnik Wilhelm von Kügelgen 1833. aastal. Ja just sellisena ma Jeesust ette kujutangi, kuigi olen õppinud mõista oma kujutise piiratust ja suhtelisust. Ja Jeesus on niisugune germaani sorti heledanahaline mees, kuigi kreeklaste jaoks ei tähendanud see suursugust, vaid pigem jõuetust. Pikajuukseline ja kui õige lähedalt saaks vaadata, siis ilmselt ka sinisilmne. Muigate, sest Jeesus oli ju juut ja päris kindlasti ei näinud ta välja nii, nagu nägid välja balti sakslased. Ent tõepoolest, inimestel eri kultuurides on kalduvus Jeesust pidada just enda sarnaseks. Veel kord, kas meil on siis üldse mingit informatsiooni Kristuse välimuse kohta? On ja vägagi huvitavat. Niisiis tuleme nüüd nende andmete juurde, mis meil Kristuse kohta on. Esimesed andmed Jeesuse välimusest on kirjalikud andmed, see tähendab tekstid ja mitte pildid. Ja see oluline fakt võiks meelde jääda, tekstid ja mitte pildid. Lugedes säilinud varakristlikke tekste, mis mainivad ühel või teisel viisil Kristuse välimust ja kohe nimetame neist mõningaid, põrkume huvitavale konfliktile Kristuse inetuse ja tema üleloomuliku ilu vahel. See konflikt tuleneb tõsiasjast, et Kristuse välimust kirjeldavad tekstid juhinduvad teatud pühakirja tekstidest. Pühakirja mõju äratab omakorda kahtlust, et äkki ongi just piiblitekste rakendatud Kristuse ilme kirjeldamiseks. Ja nendes kirjeldustes ei olegi midagi ajalooliselt objektiivset, kui üldse ajaloolisest objektiivsusest saaks rääkida. Teisisõnu, tegemist võib olla kristoloogilise piibli tõlgendamisega ja mitte kunstiajaloolise kirjeldusega. Jesaja 52:14 räägib kannatavast Jumala sulasest. Paljud kohkusid tema pärast, nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus. Ja ta koju ei olnud inimlaste taoline, ta ehmatab paljusid rahvaid. Kuningad sulevad tema pärast suud. Ja 53:2 lisab, ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata. Ei olnud tal välimust, et teda ihaldada. Kui Heebrea pühakirja lugeda kristoloogiliselt, see tähendab Kristusele osutavalt, siis Jumala sulase all võib mõelda Jeesust Kristust. See tähendab, et Jumala sulase kohutavat, kaastunnet äratavat välimust peeti ei kellegi muu kui kannatava Kristuse kirjelduseks. Ja eriti on seda näha keskaja kunstis. Esimene pilt on Kopenhaageni muuseumis, teine on Juan Casco ja kõigile tuntud Isenheimi altar, Grünewaldi oma on siis viimane. Huvitav argument on säilinud ka 2. sajandi kristluse kurja kriitiku Kelsuse sulest. Ta arutleb, et kui Kristus oleks olnud Jumal, siis oleks see pidanud kuidagi kajastuma ka tema välimuses, kas tema erilises ilus või autoriteetsuses, jumes või hääles. Kuid Kristus oli temani jõudnud informatsiooni kohaselt, tsitaat, väikest kasvu, haiglase välimuse ja kehva väljanägemisega. Origenes contra Kelsum 6. Võimalik, et kuuldud info taga oli just nimelt prohvet Jesaja sõnad kannatavast sulasest kristoloogiliselt loetuna. Kuid prohvet Jesaja kannatava Jumala sulase kirjeldus ei olnud ainukene, mida Kristuse kohta käivana võeti. Psalm 45:3 ütleb hoopis vastupidist. Sa oled kõige kaunim inimlastest. Ja ülemlaul nendib peigmehest rääkides, keda siis kristlased kujundlikult pidasid Kristuseks, su nägu on ilus. 2.14. Nüüd vahest ehk selline idealiseeriv ettekujutus ilusast Kristusest klapib hästi Lentuluse kirjaga, mis leidub ühes 15. sajandi käsikirjas ja mis tõenäoliselt ongi üks keskaegne leiutis. Pildil diptühon Lentuluse kirjaga, samuti pärit keskajast. Tegemist on esimese täispika Kristuse välimuse kirjeldamisega.
Tahaksin seda koos lugeda, tegemist on minu vaba tõlkega, aga võrreldes seda Riina Schüttingu tõlkega raamatus Kiriku saladus 2007, selgus, et lähtetekstid on mõneti erinevad, aga see meid praegu ei sega. Kas keegi on nii kena ja loeks selle teksti meile ette Kristuse välimusest? Riina, kas sa näed? Näed? Tuulus Jeruusalemma valitseja Rooma senatile ja rahvale tervitus. Meie ajal on esile tõusnud üks vooruslik, väeline justusmees, keda kutsutakse Jeesuseks Kristuseks. Inimesed peavad teda tõe prohvetiks ja jüngrid Jumala pojaks. Ta äratab surnuid ja tervendab haigeid. Ta on keskmist kasvu, kindlameelse hoiakuga. Temasse suhtutakse armastuse ja austusega. Ta juuksed on küpse metspähkli värvi lokkis, laineised ja heleda väikega, langedes allapoole kõrvõlgadeni. Pealael on tal juukselahk nagu nasiiride. Ta kulmud on siledad ja ilmestavad väheke punakat nägu, millel pole kortsu ega plekki. Ta nina ja suu on peatud. Habe on tihe ja juuste värvi, mitte pikk, aga kaheks jaotuv. Ta ilme on lihtne ja täiskasvanulik. Ta silmad vilkad ja sädelevad. Ta on hirmuäratav oma nõudlikkuses, armastusväärne ja leebe oma manitsustes ning vaoshoitult rõõmus. Teda ei ole iial nähtud naermas, küll aga sageli nutmas. Ta rüht on sirge ja käed tugevad ning kindlad. Ta vestleb tasakaalukalt ja kombekalt. Ta on kõige kaunim inimlastest. Suur tänu. Ta on kõige kaunim inimlastest. Võib-olla nägi siis ilus Kristus välja midagi niisugust. See on Warner Salmani 1940. aastal maalitud ülipopulaarne Kristuse portree. Lentuluse kirja kirjeldust toetab ka slaavikeelne versioon 2. sajandi Peetruse tegudest. Nimelt räägitakse seal kurikuulsast vastuseisust Peetruse ja Siimon Maaguse vahel, mis on siis kajastatud apostlite tegude 8. peatükis. Ja apokrüüfi järgi toimus see õigeksmõistja Pilaatuse ees. Siimon väitis ennast olevat Kristuse, kuid Pilaatus, kes oli Jeesust oma silmaga näinud ja pange tähele, kohtuliku tuvastamise eesmärgil teinud tema välimusest lühikirjelduse, ütles Siimonale otse, et ta ei näe välja nagu Kristus, kes oli, tsitaat, pruunika nahaga, ilusa habeme ja säravate silmadega. Ja see tekst on säilinud Johannes Malalase kronograafias 6. sajandi süüriakeelne tekst. Pilaatuse residents, praetorium, millest oli 4. sajandiks saanud kristlaste palverännaku üks paikadest, kaunistati tasapisi kristliku kunstiga. Väidetavalt oli seal muu hulgas ka Kristuse jutumärkides autentne pilt, kus ta olevat olnud just sellise väljanägemisega, nagu ta kord Pilaatuse ees oli seisnud. Ja üks 6. sajandi kristlasest anonüümne palverändur Itaalia linnast Piacenzast kirjeldab seda praetoriumist kaduma läinud šedöövrit nõnda. Kristus on keskmist kasvu, õilsa näoga, lokis juustega, ilusate käte ja pikkade sõrmedega. Seega kuigi Lentuluse kirja käsikiri on suht hiline, sobib see suht hästi 6. sajandi kirjeldusega. Ja siia võiks lisada ka veel näiteks Greta Andreasele omistatud traktaat pühadest ikoonidest, mis küll tõenäoliselt pärineb 8. sajandi lõpust. Tekst ütleb, issand on ilusate silmadega, suure näoga, suurt kasvu, veidi ettepoole kummardunud kehaga. Vahekokkuvõtteks võib siis öelda, et võimalusi, mida pakuvad Kristuse välimust kirjeldavad tekstid, on mitu ja need on lausa vastukäivad kohati. Seepärast uurime, et ehk on meie tuvastuspingutuste puhul rohkem abi päris piltidest. Kõigepealt räägime Kristuse imelistest näojäljenditest, mis on hilisemad kui säilinud kunstiteosed ja mis on tegelikult midagi reliikvia ja ikooni vahepealset. Need on midagi vahepealset, sest imelisi näojäljendeid kasutati kui talismane lahingutes vaenlase vastu.
näiteks Edessa piiramisel aastal 554 ja Konstantinoopoli piiramisel aastal 626. Pealegi imelisi näopilte austati kui reliikveid. Aga mis oleks need imelised Kristuse näo jäljendid? Kristuse kirjeldus Lentuluse kirjas sobib kaunis hästi portreega, mis väidetavasti kuulus Edessa kuningale Abkarile. Kuninga käes olev portree oli tehtud ilma käteta, akeiropoieta. Väljend on võetud 2. Korintuse 5. peatüki 1. salmist. Ja see väljend vastatub kätega tehtud, keiropoieto, ebajumala kujudele, Siraki 14.8. Aga taeva pärast, mida tähendab tehtud ilma käteta? Nimelt räägib üks 4. sajandi süüriakeelne tekst, Adai õpetus, Jeesuse ja kuningas Abkari kirjavahetusest, kes oli imeliselt nii-öelda kaugteel Kristuse poolt tervendatud. Nimetatud seigast on mitu versiooni, aga üks nendest pajatab järgmist. Keegi mees nimega Ananias või Hanan, kes oli kirjade viijaks ja toojaks, tahtis maalida ka Kristuse pilti. Ta üritas Jeesust maalida, aga issanda nägu helendas nõnda, et selle nägemine ja jäädvustamine osutus võimatuks. Kristus võttis siis ühe liniku, pani selle oma näole ning linikule jäi imekombel tema näojälg. Nii sündis esimene jutumärkides portree Kristusest, mis viidi Edessasse, akeiropoieta, tehtud ilma kunstniku käteta. Ja siin on ka üks ikoon Püha Katariina kloostrist, mis kajastab siis seda sündmust. Kõne all olev tekst, Adai õpetus ütleb, ma tsiteerin, kui kuningas Abkar nägi Kristuse pilti, oli ta ülirõõmus ja asetas selle suurte austusavaldustega ühte oma paleesse. Seda imelist jäljendit või jäljendpilti tundakse mandilioni nime all, kreekakeelsest sõnast mandulion. Väidetav originaal läks kaduma 4. ristisõja ajal, ilmus uuesti välja Pariisis Saint-Chapelle'is ja kadus lõplikult Prantsuse revolutsiooni ajal. Üks koopiatest asub paavsti erakabelis Vatikanis ja Vene sõdurid kandsid mandilioni kujutist endaga veel kaasas Esimese maailmasõja lahingutes. Kuid Adai õpetuse ilusal lool on oma redaktsioonilised kihistused, ehk teisisõnu, see lugu kippus aja jooksul täienema uute detailidega, nagu alati juhtub huvitavate lugudega. Eusebius on esimene kirikuloolane, mainib kuningas Abkari oma 4. sajandi kirikuloos, kuid Kristuse portreed ta ei maini. Palverändur Egeria külastas Edessast aastal 380 ja nägi seal küll Jeesuse kirja. Jah, ka see on midagi erilist, mida Uuest Testamendist ei leia. Aga temagi ei maini Kristuse pilti. Imelise näojäljendi detail lisandus alles 6. sajandil Adai õpetuse kreekakeelses versioonis pealkirjaga Tadeuse teod. Sellisel täiendatud tekstikujul tundsid Abkari lugu ka hilisemad kristlikud autorid, kes sellegi poolest pidasid seda väga varajaseks tekstiks, näiteks Damaskuse Johannes. Hilisemas kristluses leidub Abkari loost veel mitu varianti ja kõige pikemalt ja detailide rohkemalt jutustab käteta tehtud ikoonist 10. sajandi traktaat Narratio de Imagine et Scena, kajastades selle imelise ikooni jõudmist Konstantinoopolisse. Muuhulgas mainitakse, et originaalse Ananiasele antud riidetükk naelutati puuplaadile, see tähendab, sellest tehti ikoon ja raamiti kullast raamiga. Kristuse imelisel näopildil oli seegi imeline omadus, et see paljunes imeliselt. Aastal 570 teatab anonüümne Piacenza palverändur, et ka Egiptuses, Memphises, oli ta näinud Kristuse akeiropoieta näopilti, mida ta mõistagi suure austusega kummardas. Et nos eam adoravimus. Igatahes Jeesuse ja kuningas Abkari lugu sisaldas alles 6. sajandist märget Jeesuse imelise portree kohta. Järgmiseks kindlasti on mõnigi teist kuulnud Kamulia rätikust, Kamulianast. Kamuliana on linn Kappadookias. 6. sajandi autor Sakarias mainib oma kroonikas, millest on säilinud üks süüriakeelne fragment, et keiser Theodosius I ajal
oli üks naine nimega Hüpatia. Mitte see kuulus 4.–5. sajandi filosoof Aleksandriast, vaid üks teine Hüpatia. Kurtnud oma suutmatust uskuda Jumalat, keda ta ei näe, just nagu paljud inimesed. Kui ta aias jalutades, leidis ta oma üllatuseks linase riidetüki, millel oli nähtavaks saanud Jumala ehk Kristuse näokujutis. See hõljus purskkaevu tiigivees ja ometi oli täiesti kuiv. Peitnud selle rätiku oma loorivarju, jäi ka loorile imeline Kristuse näopilt. Aga originaalist lasi Hüpatia teha koopiaid ja üks nendest jäi Camulianasse. Ja päris kindlasti olete kuulnud Veronika rätikust. Nimi Veronika tähendab ju seda tõelist ikooni. Muide, ka Tartu linnamuuseumis on üks ikoon Veronika rätiku jäljendist. Seda näete siis pildid seal. Keskaegse jutustuse järgi oli Kristus minemas Kolgatale ja Veronika aitas tal pühkida verest ja higist leevendavat nägu. Rätikule jäi Kristuse näojälg ja paavst Innocentus III ajal, see on 13. sajandil, sai sellest üks kiriku hinnalisemaid reliikveid. Ent seegi imeline ese läks kaduma 16. sajandi ikonoklasmi ehk pildirüüste ajal. Samas uudised rätiku taasavastamisest ringlevad tänapäevani. Tuleks mainida ka püha nägu Lukast, Volta Santa di Luca. Tegemist on puukrutsifiksiga. Väidetavalt oli Nikodeemos parasjagu voolimas kujutist Kristusest. Ja kui ta oli valmis saanud kõik peale Kristuse näo, väsis ta ära ja jäi magama. Üles ärgates nägi ta oma üllatuseks, et vahepeal oli ingel lõpetanud tema töö ja Kristusele oli ilmunud nägu. Akeiropoieta, järjekordne ilma käteta tehtud Kristuse kuju ja see väljanägemine on suht sarnane Mandelionile. Ja siis veel muidugi palju vaidlusi põhjustanud Torino Kristuse surilinna, millel on nagu teistelgi näojäljenditel Kristuse negatiivis näopilt. Esimene teade surilinast pärineb 14. sajandi keskelt ja sellest on hiljem võetud nii DNA-d, tolmu kui vereproove. Ning üks doktori väitekiri, jah, te kuulsite õigesti, doktori väitekiri, väidab selle olevat maailma vanima foto, Nicholas Allen 1993. Meie jaoks on aga tähtis Kristuse näoilme. Kokkuvõtteks, nii palju ka veel siis, et meil on taas tegemist traditsioonilise imidžiga ja AI pakub surilina põhjul tehtud Kristuse portreed siis sellisena, nagu seal näha on. Ja kokkuvõtteks Kristuse imeliste näopiltide puhul peame tõdema, et keskajalt segunesid detailid Kristuse Akeiropoieta näopiltide lugudest täiesti lootusetult ja nende tekkelugude esialgseid versiooni pidevalt muudeti ja arendati. Kuid kindlasti kuulus imelistesse näopiltidesse uskumine keskaegse vagaduse juurde. Ja ida pool aitasid just need imelised imidžid võidule teatud tüüpi Kristuse ikooniportreed, pikkade juuste ja habemega. Aga meie ülesandeks ei ole täna kujundada oma suhtumist imelistesse näopiltidesse, vaid tõdeda, et Akeiropoieta piltidel näeb Kristus välja põhimõtteliselt nagu Bütsantsi ikoonidel või Lentuluse kirjas, tumedate pikkade juuste ja habemega. Tema simulakra hakkas tasapisi kindlamat kuju võtma. Nüüd on aeg tulla kujutava kunsti kui niisuguse juurde, maalitud piltide juurde. Pärast seda, kui oleme esiteks rääkinud varakristlikest kirjalikest tekstidest ja teiseks imelistest näojäljenditest. Irenaiose väitel oli gnostikutel Pilatuse poolt tehtud ja vanikuga ehitud Kristuse pilt, mis riputati üles koos piltidega teistest filosoofidest. Aga rohkem me sellest pildist mitte midagi ei tea. 3. sajandi apokrüüf Afroditianuse legend 8 väidab, et 3 kuningat võtsid Betlemast lahkudes kaasa 3 portreed Jeesus lapsest ja Maariast. Aga jällegi nendest portreedest me mitte midagi rohkemat ei tea. Varakeskaegses apokrüüfis Tiberiuse tervenemine leidub variant Veronika loost, kuid seekord Veronika maalis Kristust, mitte ei kuivatanud rätikuga ta nägu, ja saatis enda tehtud portree Rooma.
kuid nagu eelmistelgi juhtudel keegi ei tea, mis sellest portreest on saanud. Niisiis peame piirduma nende asjadega, millest me midagi teame. Ja alustame kõige varasematest taiestest. Nendest oleksid Rooma katakombide maa-aluste matmispaikade freskod. Kui varakristlik kunst esimestest sajanditest üldiselt ei ole säilinud, siis katakombides maa alla peidetuna on sealsed joonistused siiski jäänud alles tänapäevani. Veel kord, need on esimesed teadaolevad näited kristlaste poolt maalitud piiblistseenidest. Tuvastatud on ligikaudu 70 katakombi ja tunnelite kogupikkuseks on 150 kilomeetrit. Pildil on siis kõige vanema kallistuse katakombi plaan. Rooma tunnelite rägastikust on leidnud ligi 400 maalingut, kas siis kogu ruumi maalingut kubicula või üksikhaudade maalingut acrosoolia või loculi. See ei ole just palju, kuigi see number on suur, sest statistiliselt tehti 200 aasta jooksul vaid 2-3 maalingut aastas. Enamus nendest on mõistagi piiblistseenid. Abraham ohverdab Iisakit, Joona kala kõhus, Laatsaruse ülesäratamine ja nii edasi. Piiblistseenid on peaaegu eranditult kõige tüüpilisem žanr ka sarkofaagi kunstis, millest suur osa leidub samuti katakombides. Väidetavalt on sarkofaagid ühed kõige olulisemad kristliku materiaalse kultuuri esindajaid. Neid leidus igal pool Roomas ja samuti ka igal pool Rooma impeeriumis. Ja ajavahemikust 2. kuni 5. sajandini on säilinud ligikaudu 2000 sarkofaagi. Kuid probleem on selles, et tihti on piiblistseenide figuurid mul ei tule see eesti keeles kuidagi välja, mis see on? Sarkofaag, just. Sarkofaagidel kas stiliseeritud või on siis tegelaste näod üldse ära kulunud. No siin on üks orant ehk palvetaja 3. sajandist. Kadunukesi kujutati tihti selles orandi ehk palvetaja poosis. Ja kui on selline kunst, siis võta sa kinni, kuidas Kristus välja nägi. Sarkofaagidel on Jeesust kujutatud õige mitmes piiblistseenis, kuid jällegi vahest on häda selles, et kõik tegelased on täiesti ühte nägu. Ja ilmselt ei olegi mõeldud, et antakse edasi elutruud pilti Kristusest, vaid oluline on hoopis teatud sündmuse kujutamine. Ja siin on järgmine väike detailike, kõik on täpselt ühte nägu, kuigi tegelikult kujutatakse Kristuse ristimist ja söömaaega, see on 3. sajandi lõpust. Pea võimatu on vahet teha Kristuse või teiste tegelaste vahel. Igatahes väidetavalt kõige varasemad freskod Kristusest leiamegi just Rooma kallistuse katakombist. Ka katakombi joonistelt ei ole alati täpselt näha, missuguse näoga on Kristus. Mitte Kristuse äratuntav portree, vaid taas mingisuguse tegevuse kujutamine, näiteks pühaõhtu söömaaeg aitab pildil kujutatud identifitseerida kui Kristust. Ent vahest on ka natukene rohkem näha, pilt on pisut selgem ja ristikujuline nimbus lubab kujutatud Kristuseks pidada. Ja see on Püha Sitsiilia krüpt 7.–8. sajandist. Nagu juba tähendasime, katakombides leiduvate haudadele maaliti aeg-ajalt surnu portreed. Eesmärgiks ei olnudki niivõrd täpsete näojoonte kujutamine, kuivõrd vihjete tegemine kadunukese soomle, kas ta oli mees või naine, või seisusele, näiteks riietuse ja soengu järgi. Vahel lisati selgituseks ka inskriptsioon. Ja see kõik käis täpselt nii, nagu see just Rooma portree kunstis käis. Siia võime lisada ka joonistused Tura Europoses välja kaevatud kirikust aastast 235. Selle kiriku seintel on ühed vanimad pildid Kristusest, keda kujutatakse muuhulgas hea karjase ja ülestõusnud issandana. Ent Kristuse välimuse kindlaks tegemisel, nagu isegi veendute, on nendest suht vähe abi, sest Jeesuse nägu on peaaegu ära tuhmunud. Tegin selle esimese pildi paar aastat tagasi Yale'i ülikooli muuseumis ja veel kord need on vanimad dateeritud pildid Kristusest aastast 235. Ja loom, keda hea karjane oma õlgadel hoiab, tundub mulle rohkem härja kui lambana, aga see on siis üks varasemaid pilte. Nii, Kristuse maalitud portreesid kui selliseid
hakati rohkem tegema 4. sajandi paiku. Tema varasemad kujutused, nagu nimetasime, ei olnud niivõrd portreed kui just tegelaskujutised. Lihtsustatult võib öelda, et säilinud taieste puhul meil on tegemist 2 sorti Kristuse portreedega, kui kõrvale jätta igasugused sümboolsed kujutused heast karjasest, Jumala tallest ja muust taolisest. Esimene tüüp, Jeesus on ilus noor mees, lühikeste juustega ja raseeritud, enamasti kas päästja, tervendaja või imetegija rollis. Ja pilt on Rooma villast Dorsetist, see on Inglismaal 4. sajandist. Atribuudid key raw ja selle näo taga aitavad siis identifitseerida seda kujutist Kristusena. Oma kirjas keiser Theodosiusele argumenteeris 4. sajandi piiskop Epiphanius, et Kristusel ei saanud olla pikki juukseid. Rumalad inimesed ajasid lihtsalt segamini mõisted nasiir ja naatsaretlane. Kui Naatsareti Kristus oleks olnud nasiiri pügamata peaga ja seega oma jüngrite väljanägemisest täiesti erinev, siis oleks ju reetur Juudas üldsegi ei oleks pidanud teda kuidagi kätte näitama teistele. Väga nutikas, aga teised õpetlased siiski nii ei arvanud. Võimalik, et ka Pauluse sõnad 1. Korintuse 11. peatükist ajendasid Kristust kujutama lühikeste juustega, sest seal öeldakse, mehele ei ole auks kanda pikki juukseid, kuigi see on rohkem nagu spekulatsioon. Alles aastast 1096 pärineb ühe kohaliku kirikukogu, Roueni kirikukogu otsus, et need, kes kannavad pikki juukseid ja mõeldud on meesterahvaid, arvatakse kogudusest välja ja nende eest ei tehta surma korral hingepalveid. Ohtlik värk, see pikajuukselisus. Aga kas, kui palju ja kas üldse mõjutas see kõik Kristuse kujutamist algsajanditel, on pea võimatu öelda või õieti see on suht ebatõenäoline. Sest 1. aastatuhande lõpuks oli Kristus juba kindlalt pikkade juuste ja habemega. Aastal 2004, selle aasta sügisel väitsid arheoloogid, et nad on leidnud maailma vanima pildi Kristusest Hispaanias. Ja tegemist on ühe 4. sajandi algusest pärit 22 sentimeetri pikkuse graveeritud klaasitükiga vaagnast, millel ilmselt serveeriti euharistia elemente. Slaidil on näha originaali ja siis ka rekonstrueeritud pilti. Ja nagu näete, tegemist on esimest tüüpi Kristuse pildiga. Lühikesed juuksed, ilus noor mees. See on siis esimene tüüp. Teine tüüp, Jeesus on täiseas mees, pikkade juuste ja habemega, enamasti õpetaja, seadusandja või valitseja rollis. Vanas testamendis öeldakse nasiiri tõotust andnud mehe kohta nii. Kõigil tema tõotatud nasiiri põlvepäevil ei tohi habeme nugada peast üle käia. Seni kui aeg täis saab, milleks ta ennast issandale on pühendanud, on ta püha. Ta peab laskma juuksed peas pikaks kasvada. 4. Moosese 6.5. Näiteks 3. sajandi traktaat Toomase teod väidab otseselt, et Jeesus oli nasiir. See tähendab Jumalale pühendunud Vana-Iisraeli askeet. Pikad pügamata juuksed ja habe oli omamoodi pühaduse tunnuseks, just nagu ortodoks preestrite habe. Ja ilmselt selle tõttu kujutati ka Kristust pikkade juuste ja habemega. Ja siin on Comodilla katakomb 4. sajandil Roomas. Kristus on nimbusega ning alfa ja omega vahel. Muide, habe oli tähtis. Näiteks eristas see kreeklasi roomlastest. Cicero selgitas, et habemed sümboliseerivad Kreeka kultuuri, Prokelio 33, ja eriti filosoofe. Lucianus Syria satiirik räägib 2 filosoofist. Favorinos küsib Demonaxi käest, et millist filosoofiat ta eelistab. Demonax pärib, et kus sa tead, et ma olen filosoof. Ja Favorinos ütleb, see on ju imelihtne, sul on habe. Roomlased aga ei pidanud habemest suurt lugu. Habe tuleb teemaks ka Hieronymuse Jovianuse vastase rünnaku puhul. Ta arvab, et Jovianuse ja kitse vahel on ainult see erinevus, et esimesel ei ole habet ja teisel on, adversus Jovinianum 2.21. Paavst Gregorius VII, see on 11. sajand, ähvardas omakorda kleeruse varast ilma jätta, kui nad ei kavatse oma habet raseerida, epistel 8.10. Aga vaatamata Rooma moeeelistustele hakkas teist tüüpi imidž
Jeesus pikkade juuste ja habemega, tasapisi võimust võtma kui kanoniseeritud Kristuse näopilt, mis praktiliselt ei erinenud nendest akeiropoieta näojäljenditest, kuid mis enamusel olid tuttavad just Bütsantsi ikoonide kaudu. Habemeta Kristuse pilt muutus üha haruldasemaks. Huvitav on siinkohal tähendada sedagi, et 8. ja 9. sajandil kasvatasid ikonoduulid habemeid, just nagu habemega Kristus, ja ikonoklastid olevat olnud ilma habemeta. Nii vähemalt väidab püha Stefanus noorema hagiograafia, mis on kirjutatud 9. sajandi alguses. Ent siiski, veel 7. ja 8. sajandil tunnistas keiser Justianus II mõlemat tüüpi Kristuse kujutamist, pannes need oma müntidele. Mündi ühel küljel on Kristuse portree ja teisel keisripilt. Nii et sõna otseses mõttes Jumal ja Bütsantsi keiser on two sides of the same coin, sama mündi kaks poolt. Kahe erineva Kristuse tüüpi portree jätkuv kasutamine tähendab, et ligikaudu 700 aastat peale Kristuse elamist või peale tema elu ei suudetud veel lõplikult otsustada, et kuidas siis ikkagi Kristus välja nägi. Huvitaval kombel leidusid mõlemad tüüpi pildid Kristuses samas ruumis ja isegi samade autorite töödes ja samades töökodades, tõlgendades seda, kuidas tahad. Näiteks kuulsad 6. sajandi Ravenna freskod, Ravennas sai aastatel 553 kuni 751 Bütsantsi võimukeskus Itaalias, kujutavad ühes ja samas kirikuruumis Kristust nii habemega kui habemeta, kuigi alati purpurkuues, palliumega, see on niisugune valge lint, ja ristikujulise nimbusega. Ja samasugust Kristuse välimuse erinevust habemega ja habemeta näeme ka Ravenna 2 baptisteeriumis, mis on 5.–6. sajandist. Järgmiseks lisame mõned oletusseletused nimetatud kahe prototüübi asjus. Kahesuguseid pilte võis põhjustada Jeesuse vananemine. See tähendab, et tegemist võis olla tema noorepõlve ja täisea piltidega. Ent häda on selles, et nii habemeta kui habemega Kristust on kujutatud ühel ja sel samal stseenil, näiteks ristimine ja Jeruusalemma sisenemine. Nii et vananemine ei ole just hea argument. Ja siinkohal ka joonealuse märkusena peaks lisama, et 8. sajandil, see on siis ikonoklastide tüli ajal, hakkas levima jutt, et evangelist Luukas oli joonistanud Jeesuslapse ja Maaria portree. Luukas kirjutas ju sellest, mida ta oma silmaga oli näinud, see on tema evangeeliumi alguses 1-2. Ja sellest tuletati mõte, et hea sõnum anti edasi nii sõnas kui pildis. Varsti hakkasid ringlema ka Luukasele omistatud pildid. Üks näide, kui oluliseks need osutusid, on Greta Andreasele omistatud traktaat pühadest ikoonidest 8. sajand. Tekst ütleb, tsiteerin, kõik, kes elasid sel ajal, see on Kristuse ajal, nõustuvad, et apostel ja evangelist Luukas joonistas oma kätega lihaks saanud Kristust ja tema ema Maariat. Ja see pilt on suure austusega säilitatud Roomas. Tsitaadi lõpp. 13. sajandi paiku sai aga sakraalkunstnike üheks lemmikteemaks joonistada pilt sellest, kuidas Luukas maalis Jeesust ja Maariat. Ja siin on Roger van der Weydeni maal 15. sajandist. Traditsiooni kohaselt avastas Luukase töö keiser Konstantinuse ema Helena ja tõi selle Konstantinoopolisse. Ja seda tüüpi ikoone hakati kutsuma odekeetriaks. See tähendab, Maaria osutab oma beebile kui maailma päästjale. Ja pildil on Clevelandi kunstimuuseumist 5.–6. sajandist pärit vaip. Sealt liikus arvatav Luukase maal edasi Karl Suure kätte ja 14. sajandil Poola. Jasna Gora kloostris näidatakse veel tänagi päeval autentset Luukase maali. Ja teist autentset Luuka maali näidatakse Maria Maggiores Roomas. Kuid paraku on Luukase poolt maalitud maal beebi Jeesusest. Ja seepärast ei aita see meid mitte üks põrm täiskasvanud mehe välimuse tuvastamisel. Igatahes esimene ebaõnnestunud seletuskatse on siis vahet teha Kristuse noorepõlve ja täisea piltidel.
teine võimalus oleks, et Kristuse noorepõlve pildid on üle joonistatud, retušeeritud. Vahesteks selleks, et anda Kristusele rohkem kaalukust ja autoriteeti. Ning võib-olla ka selleks, et sobituda trendiga, mis kujutas teda pikajuukselise habemikuga. Näiteks avastati infrapunakiirte abil, et kuulsate, kaunistatud ja illustreeritud üliharuldaste Süüria raabula evangeeliumite puhul aastast 586 ongi tegemist retušeerimisega. Lühikeste juustega ja habemeta Kristusest, mis oli originaal, on saanud pikkade juuste ja habemega Kristuse. Seda pilti näete siis lõplikul kujul. Ühesõnaga juba tol ajal teati, mida tähendab refresh. Jääb ka võimalus, et Kristuse portreed ei püütudki teha ajalooliselt autentsena. See tähendab, et ei üritatudki jäljendada Kristuse tegelikku välimust. Atribuutide abil, olgu selleks siis Kiro või alfa ja omega, või nagu meie pildil näete siin, nimbus, rist, nimelühendid Jesus Christos või Jumala nimi Ohon väljendile ma olen, kes ma olen, mis on siis teises Mooses raamatust. Nende lisandite abil sai nagunii identifitseerida Kristuse olemasolu või et see pilt käib Kristuse kohta. No lisame siia veel ühe seletuskatse, võimaliku seletuskatse, mis vaagib Kristuse kahe alternatiivse portreetüübi küsimust Rooma portreekunsti valgel. Esimeste sajandike kunstnikud, need, kas hakkasid siis valmistama kristlikku sakraalkunsti, said oma koolituse paratamatult paganliku Rooma riigi töökodades. Need olid ju ainsad, mis eksisteerisid. Kasutati samu materjale, sama tehnikat, sümboolikat ja isegi sama stiili, igasuguste piltide ja kujude tegemisel. Teisisõnu, kristliku kunsti tegijad kasutasid ümbritseva keskkonna kunstikeelt ja väljendusviisi. Rooma portreekunst ei piirdunud ainult teada-tuntud surnute ja ülikute, näiteks keisrite kujutamisega, vaid kujutati ka antiikfilosoofe ja jumalaid. See tõstatas paratamatult prototüübi äratundmise probleemi. Keegi ju ei teadnud, kuidas muistsed filosoofid või jumalad tegelikult välja nägid. Ent ometi oli nende pilte ja kujusid kõikjal, avalikes ruumides, tänavanurkadel, poodides ja kodudes. Kunstiajaloolased peavad Kristuse sündimise aega realistliku Rooma portreekunsti õitsajaks. Olgu pilt või püst, portree kui niisugune pidi võimaldama kujutatu äratundmist. Matmispaikadega seotud kunst, sarkofaagid ja haudade kohal olevad portreed valmistati kahtlemata eesmärgiga kadunukest ära tunda, selles oli ju kogu asja mõte. Kuigi ka taolise kunsti puhul võis olla tegu kohatise ilustamisega, enamasti valmistati portreesi juba inimeste eluajal või siis küsiti nende inimeste käest nõu, kes seda inimest olid näinud. 4. sajandi alguses surnud märter Pankratiuse eluloos ütleb tema jünger, kui ma näen tema pilti, siis ta tundub elusana ja minu juures olevana. Aga veel kord, keegi ei teadnud, kuidas möödaniku filosoofid ja nähtamatud jumalad välja nägid. Ja sellepärast võeti nende kujutamisel abiks atribuutid. See tähendab teatud tüüpdetailid, mis aitasid siis kujutatud identifitseerida. Portreedel ju puudus enamasti narratiivne kontekst, see tähendab mingi tegevus, mille abil oleks saanud määratleda, et keda pildil kujutatakse. Küll aga lisati kas nimi või atribuut, mille järgi stiliseeritud portreed või siis kellekski pidada. Just nagu sarkofaagi kunstis aitasid atribuudid ära tunda kadunukest, nii aitasid atribuudid ära tunda ka igal pool olevaid jumalate kujusid. Ja äratundmine ei toimunudki siis võrdluses tegeliku prototüübiga, vaid mõtteliselt, teatud tunnuste kaudu. Kuid nagu igal pool mujal, nii vahendusid moevoolud ka portreekunstis. Keiser Hadrianuse ajal, see on siis 2. sajandi alguseks, olid moodu tulnud idealiseeritud portreed. Keisri enda kuju oli tarkade Kreeka filosoofide intellektuaalide moodi, habemega, üllas ja auväärne. Ja pildil on Hadrianuse kuju aastast 130. Siinkohal tuleks mõista, et keisrite portreed ja püstid edestasid eelkõige sõnumit, sellist poliitilist propagandat, et vaadake, missugune ilus, arukas ja vägev mees juhib meie riiki. Tekkiv assotsiatsioon,
habemega kõrgelaubaline isik on tähtis, tark ja lugupeetud, mõjus väidetavalt ka Kristuse portreede tegemist, vähemalt kaudselt. Ka Kristuse portree puhul oli ju tähtis see mulje, mis Kristusest jäi. See sõnum, mis sai edasi anta teatud kujutamisviisiga. Habemega, elukogenud, õilsa näoga, tihti figuurilt teistest suurem. Ütleb ju ka Koguja 8.1, inimese tarkus valgustab ta nägu. Ja nüüd vaatame pilti, see on filosoof 4. sajandist. Mis me näeme, on habe, pikad juuksed, mõtisklev ilme. Ja lihtne oleks seda pidada näiteks kas mingi keisri püstiks või siis ka Kristuse kujuks. Ja siia kõrvale Kristuse portree Pontianuse katakombist Roomas 6. sajandil. Alternatiivselt, kuna jumalaid kujutati tihti ka noorte, üliilusate, lausa naiselikena, võtsid pildid Kristusest samuti aeg-ajalt sellise kuju. Nõnda oskasid paganlike jumalakujudega harjunud inimesed Kristust kohe pidada jumalaks või vähemalt üheks nendest. Ja mis me siin näeme, esimene pilt on Dionysius, 2. sajand enne Kristust, siis on Kristus 4. sajandil ja Apollo 4. sajandil enne Kristust. Nagu näete, kunstikeel või väljendusviis on põhimõtteliselt sama, vaid kujutatav isik on teine. Kordame, et tegeliku füsiognoomiliselt autentse väljanägemise kajastamine pildil, tänapäeval oleks ilmselt selleks passifoto, oli siiski vaid osa ja kaugeltki mitte kõige olulisem osa portree maalimise kogu protsessist. Portreekunsti puhul oli ju asi selles, et kujutusviisiga üritati alati öelda veel midagi kujutatu kohta, peale siis selle isikupärase välimuse kujutamist. Niisiis, kui Kristust hakati kujutama keisrite, filosoofide ja paganlike jumalate moodi, siis sellega ei väidetud, et Kristus olekski olnud üks jumalatest või üks filosoofidest või üks pooljumalikest keisritest. Vaid pigem anti tavapärase kujutamisviisiga edasi uskumust Kristusest kui isandate issandast, kõigeväelisest maailmavalitsejast ja ülitargast kohtumõistjast, Kristust Pantokratorist. Seega kujutusviiside sarnasuste tuvastamine ei tohiks viia järelduseni, et siin ei olegi mingit vahet. Pigem tuleks aru saada, et sarnase kujutamisviisi tõttu mõistsid pildi või kuju vaatajad kõige paremini, et mida just Kristuse kohta taheti öelda. Võtke näiteks pildid päikesele jumala Solli ja Kristuse kujutised. Esimene on 3. sajandist enne Kristust ja teine 3. sajandist peale Kristust, see on mosaiik Peetruse basiilika all. Esimesel näeme kaarikul Sol Invictust, võitmatut päikest, ja teisel kaarikul Kristust kui elupäikest. Ja selline kujutusviis tahab öelda, et Kristuse näol tuleb meile päikesetõus kõrgest, nagu laulab Sakarias oma Nunc Dimittises, see on siis Luuka 1.78. Psalmistki ütleb figuratiivselt, issand Jumal on päike, 84.12. Eriti selgelt tuleb ühte kujutamisviis esile ehk Kristuse kujutamisel inimkonna päästjana. Kuidas vaataja mõistaks, et Kristus on päästja? Tänapäeval peaks võib-olla Kristust kujutama, ma ei tea, Spider-Mani või Supermanina, et vaataja võtaks teda päästjana. Aga hilisantiigis oli päästjana tuntud näiteks Rooma päästjajumalad Salus ja Clementia. Seega ka Kristuse kujutamine noore, ilusa, peaaegu naiselikuna, jällegi mitte selleks, et Kristus olekski Salus või Clementia ja vahet polegi, vaid et Kristus on inimkonna päästja. Nii et see sõnum oli tähtis, mis sellise kujutamisviisiga taheti anda. Tsitaadina on säilinud ka üks huvitav tekst, mis ise on suuremas osas kaduma läinud. Theodorus Anagnostase kirikulugu 6. sajandist. Ja see pajatab kunstnikust, kes kujutas Kristust nii nagu paganad kujutasid Zeusi. Ja kunstnik õigustanud oma ettevõtmist eesmärgiga, ma tsiteerin, et vaatajad saaksid aru, et nende kummardus kuulub päästjale. Ja seda tsiteeris Damaskuse Johannes. Lõpetuseks, paljud varakristlikud teoloogid olid üsna terased tegelased ja nende ülesandeks jäi erinevate Kristuse piltide olemasolu selgitamine või seletamine. Ja nad tegid seda ehk liigleidliku õpetusega Kristuse polümorfsusest.
see tähendab vormide paljususest. Just nagu lumehelbel on lõputu arv kujusid, kui mõni peaks imestama, et miks ma sellise slaidi sinna üles panen. Tegemist ei ole meie valgete jõulude ootamisega, vaid polümorfsusega. Varem nägime, et iga kultuur, Aasia, Aafrika, Lõuna-Ameerika ja Euroopa, kipub kujutama Kristust enda moodi. Polümorfne Kristus. Ja mõte, et Kristus on kõigi jaoks pisut isemoodi, on õige vana. Markuse evangeeliumi pikem lisatud lõpp ütleb 16. peatüki 12. salmis, seejärel näitas üles tõusnud Jeesus end, mis kujul? Teisel kujul. En heteromorfee. Ja evangeeliumitest loeme, et Kristus ilmus aednikuna Maarja Magdalenale, jüngritele vaimukujul ja nii merekaldal kui Emmause jüngritele kujul, milles tema järgijad Kristus küll nägid, aga ära ei tundnud. Apokrüfis Peetruse teod, 2. sajand, kirjeldab esiapostel muudetud Kristuse nägemist ja ütleb, et Jeesus ilmus just niisugusel kujul, kui tema, Peetrus, seda parasjagu vastu võtta suutis. Johannese teod, mis on samuti 2. sajandi apokrüüf, jutustab, et Jeesus ilmus Johannesele kui kiilas mees tiheda habemega ja Jakobusele kui noor kaunis meesterahvas, kelle habe alles hakkas kasvama. Ja 3. ja 3. sajandi tekst Tarkade ilmutus sisaldab 2 kirjeldust Kristusest, kes ilmus erinevatele inimestele ise kujul. Origenes pakkus oma geniaalset seletust. Ta kirjutas, kuigi Jeesus oli üks indiviid, nähti teda erinevatest vaatenurkadest erisugusena. See selgub ka tema ütlusest, mina olen tee, tõde ja elu. Ja ka teistest ütlustest, mina olen leib, mina olen uks ja nii edasi. Ta ei ilmutanud end ühtmoodi kõikidele, vaid vastavalt sellele, kuidas keegi suutis taibata. Jeruusalemma Kürillos, 4. sajandi tegelane, jagas Origenese vaateid ja kirjutas. Päästja tuleb mitmel kujul vastavalt inimese vajadusele. Neile, kes on rõõmutud, on ta veiniks. Neile, kes tahavad osadusse tulla, ukseks. Neile, kes tahavad oma palveid taeva poole saata, vahendavaks ülempreestriks. Ja neile, kes patustavad, patuohvriks. Ta saab kõigile kõigeks, jäädes siiski selleks, kes ta oma olemuselt on. Need on tema kateheetilised jutlused. Polümorfne Kristus sai kõigile kõigeks, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tunnetamisel, ütleb 1. Timoteose 2.4. Augustinus võttis asja kokku nii, ja ma tsiteerin. Lihaks saanud issanda ilmet kujutatakse ette mitut moodi. Kuid mis see iganes ka ei oleks, oli see ühe inimese nägu. Ja niisugusele tõdemusele on kaunis raske vastu vaielda. Nagu te juba vargsi aimasite ja kahtlustasite, öeldaksegi pika ja väsitava loengu lõpus, et me ei tea, kuidas Kristuse selle ühe inimese nägu välja nägi. Sorry. Ent ehk oleme pisutki paremini hakanud taipama, et kuidas kujunes Kristuse tüüpilt. Et miks siis Kristus hakkas välja nägema just niisugusena, nagu ta veel 21. sajandil meie silme ette on maalitud. Paljude eestlaste jaoks vist selline. Johann Köhleri 10 päevaga tehtud fresko Hiiumaa talupoeg Villem Tamme prototüübi järgi Kaarli kirikus aastast 1879. Niisiis vähemalt teame üht-teist sellest, kuidas Kristuse simulakra, kujutis sellest, mida ei oldud nähtud või mille välimus oli ära unustatud, ajapikku välja kujunes. Tema tüüppildi äratundmisega ei ole üldse kellegi mingit probleemi, ka nendel mitte, kes endale ausalt tunnistavad, et nad tõepoolest ei tea, kuidas Kristus välja nägi. Nii, suur tänu!